Nii, esiteks ma loen osa laul 40. Laul 40, mis ütleb, ma ootasin Jehovat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Kes tõmbab meid välja paksust porist? Jumal tõmbab meid välja. Ükski puri, ükski olukord, ükski vastuseis ei ole nii raske ega nii kleepuv ega nii kinnihoidev, et Jumal sellest jagu ei saaks. Isegi kui selle pori oleme ise tekitanud, võttes vastu valed mõtted. Isegi siis. Ja kes tuleb appi? Ta ütleb, ma ootasin Jehovat. Taavet ütles, ma ootasin Jehovat. Kas ei ole mitte huvitav, et ta seal õuduse augus ja paksus poris olles ei vaadanud mitte õuduse auku ega paksu pori, vaid Jehovat. Ta fookus oli mujal, mitte sellel olukorral, kus ta oli, vaid Jumalal. Ja mida Jumal tegi? Ta pani mu suhu uue laulu. Kiituslaulu meie Jumalale. See oli see, mida ta välja rääkis selles olukorras, kiituslaul. Ta tänas Jumalat, sest Jumal oli tema abi, isegi selles ränkraskes olukorras, õuduse auk ja paks pori. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Jehova peale. Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Jehova peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. Palju oled sina, Jehova, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõtelnud mõtteid meie kohta, ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem, kui jõuab ära lugeda. See rääkis ka fookusest, kuidas Jumal meid aitab. Ükskõik mis olukorras, olgu see või meie enda tekitatud. Aga mis on veel olnud, on laul 121. Laul 121 räägib samuti, ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mul abi tuleb. Inglise keeles on see küsimus, mitte väide. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb. Ja nüüd ta vastab, abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Ta ei lase vääratada meid, ta ei tuku. Vaata, ei tuku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Ta ei maga, ta valvab, ta hoiab meie jalga vääratuste eest. Ta on meie hoidja. Jehova on su hoidja, Jehova on su vari su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel, ei juhtu halba ei päeval ega ööl. Ta on meie hoidja. Jehova hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge, Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Kes on me hoidja? Jehova on me hoidja. Jehova ja tema sõna on üks. Laul 125. Kes loodavad Jehova peale, on nagu Sioni mägi, mis ei kõigu. Mõtleks, kui me loodame Jehova peale, me oleme nii kindlad, me ei kõigu. Kui me loodame tema sõna peale, paneme tema sõna endale suhu mõtetesse ja tegudesse, me ei kõigu. Vaata, kui ägedalt ütleb edasi. Vaid püsib igavesti, Jeruusalemma ümber on mäed ja Jehova on oma rahva ümber. Nüüd ju igavesti. Kes on meie ümber? Jumal on meie ümber. Kui ta ütleb, Jeruusalemma ümber on mäed, aga Jehova on oma rahva ümber. Samamoodi kaitsmas ja hoidmas oma rahvast, sest õela valitsuskepp ei jää paigale õigete liisu osal. See jää paigale. Et õiged oma käsi ei sirutaks ülekohtu järele. Jehova tee head neile, kes on head ja neile, kes on õiglased oma südames. Aga kes käänduvad oma kõveraile teedele, need saatku Jehova hukka ühes nurjatuse tegijatega. Rahu Iisraelile. Kas see ole mitte äge? Jumal on me hoidja. Jumal ei lase meil kõikuda ega komistada. Nii. Lähme 2. Timoteus 1.7.
mis ütleb, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. See tähendab, hirm ei kuulu meie ellu. Me ei luba mitte mingisugusel hirmul enda ellu siseneda. Olgu see hirm vananemise ees, olgu see hirm üksi jäämise ees, olgu see hirm lendamise ees, olgu see hirm uute asjade ees. Ükskõik, mis hirm see on. Me ei lase seda hirmu enda ellu. Meil on täiesti volit ja meelevald elada paanika, hirmu, mure, depressiooni vaba elu nüüdsest alates. Meil on antud meelevald selleks. Mõistlik meel on ju tasakaalus ja distsiplineeritud, aga siin on meie osa teha. Kuidas me saavutame selle? Väga lihtsalt. Me kontrollime seda, mida me enda pähe laseme. Me distsiplineerime enda mõtteelu. See on meie ülesanne. Distsiplineerida ja kontrollida. Enne kui me edasi läheme, mul oli õppetund. Ma tahan sellest õppetunnist natuke rääkida, sellepärast, miks ma need kirjakohad enne tõin, laulud. Ja kurat tahab meid hävitada. Ta tahab hukata, ta tahab tappa, ta tahab varastada, ta tahab oponeerida meie vastu ja sõna vastu, kui me võtame ta valed mõtted vastu. Aga Jumal keerab kõik heaks. See oli see kogemus, mida mina kogesin, on just kui see tormine meri, kui ma siin, nagu Peetrus ja jüngrid läksid teisele poole, siis nemad läksid samuti uskudes, eks ju. Nad astusid paatid, sest nad usuvad. Aga mis juhtus? Nad jäid vaatama midagi muud. Ja see oli, minu õppetund oli see, et mul oli samuti võimalik kas hoida kinni Jumala sõnast ja seista vastu kuradi mõtetele või siis need vastu võtta. Kurat kasutab meie nõrkust ära, siis kui me oleme hästi haavatavad, eks ju. Ja mõnikord me jääme alla. Ja teate, see mõte oli niivõrd pisikene. See oli niivõrd pisikene tegelikult. Aga kui ma selle vastu võtsin, see oli see, et ma ei saanud magada. Ja siis tuli siuke tunne oli, et see plahvatas minu sees. See käis niuke pauk minu sees, sellest ühest pisikesest mõttest. Et mul oli tunne, et kõik lihtsalt, see on täiesti nagu häving. See oli õudne, mis mu peas toimus. Ja nüüd mul oli tunne, et ma ei saa täna isegi rääkida mitte. Jumal on pannud mind sellest poriaugust, selle lühikese ajaga. Ta on tõstnud mind kaljule ja mul ei ole jälgegi sellest, mis toimus. Sellepärast, et Jumal on ustav oma sõnale. Ja kui me usaldame teda, siis ta toob välja igasugusest, isegi enda tekitatud jamast, kui me lähme tema ette ja parandame meelt. Aga mis oli õppetund, oli see, et kui sa võtad vastu kas või selle pisikese mõtte, kas pisikese pahandumise mõtte, see plahvatas ja see paljunes. See reaalselt paljunes, selline tunne, et see nagu hävitaks terve mu elu. See oli reaalselt selline tunne. Ja siis Jumal näitas sellist asja. Sama asi, mis Peetrusega juhtus, kui Jeesus küsis, kust usku, me lähme selle juurde tagasi. Aga ma tahan nagu enda loo praegu ära lõpetada, on see, et kui kõik on ilus ja kena, me usume Jumala sõna. Me võtame need kirjakohad, et Jumal on mu tervendaja, Jumal on mu ravija, Jumal on mu rõõm, issandas on mu kindlaks linnaks. Aga mis siis juhtub, kui tuleb reaalselt vastuseis? Mis me teeme siis? Kas siis on samamoodi Jumala sõna meie suus? Või me vaatame vastuseisule ja mõtleme, jama küll. See on see kriitiline hetk tegelikult meie elus, et kui meil tuleb see vastuseisu hetk, mis me teeme? Kuidas me käitume? Kuidas me päriselt käitume? Ja see oli see, kuidas ma nägin seda olukorda, et mis mina tegin. Jumal on armuline. Selles olukorras ma tõesti ei seisnud vastu ja lasin ennast üles endast, aga Jumal on tõstnud mind praegu niimoodi ülesse, sest ma läksin ta juurde, ütlesin, anna isa andeks. Ma käitusin valesti. Ja ta näitas seda, kui kriitiline on see reaktsioon sellele olukorrale või vastuseisule siis, kui ta tuleb.
enne ma ju usun, et Jumal on mulle hea uneandja ja tema on minu rahu. Nagu vastuseis tuli, kas ma siis endiselt usun või ma hakkan käituma selle põhjal, mida ma näen, tunnen, kogen. Et selline õppetund, ma ütlesin, anna andeks. Ja see ei ole teine asi, et ma ei tee omast jõust. See oli, ma teen ju usu läbi seda. See on tema arm. Kristuses teen seda, me ei peagi omast jõust tegema. Et selline nagu, see on see teooria tuleb täna, minul oli praktika, oli ära, ma nägin nagu praktiliselt, reaalselt ma nägin ja Jumal keeras selle niimoodi heaks, et ta keeras selle nagu õppetunniks mulle. See, mis mul oli tunne, et see nagu hävitaks reaalselt, ta keeras mulle õppetunniks, ta näitas, vaata, see oli see koht. Oma armus, oma headuses. Just. Ja nüüd me vaatamegi ühte olulist asja 2. Korintuse 10, peatükk 3-5. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Mulle meeldib King Jamesi tõlge siin, sest ta ütleb, et sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid vägevad Jumala ees kindluste maha lammutamiseks. Me kisume maha mõtted ja kujutlused ja kõik kõrgused või kõrged asjad, mis ülendavad end Jumala tundmise vastu ja võtame vangi iga mõtte, et see kuuletuks Kristusele. See oli see, mida ma pidin tegema. Mis need kindlused on? Ta ütleb, et eesti keelest ütles, et need on targutused, vist 97. aasta tõlge oli see äkki. Et need on targutused, aga King James ütleb, et need on need mõtted ja kujutlused või ka kõrged asjad ehk mõttemaailm, mõtteasjad, need, mis seotud on mõtlemisega, meie mõtteeluga. Ehk need kindlused on püstitatud valede mõtlemiste poolt, ehk need kuradi soovitused, ähvardused, need valed asjad, valed mõtted, mis ta toob ja kui me need vastu võtame, siis need võivad meie elus saada kindluseks. Ehk siis valede mõtete ja mõtlemise kaudu need kindlused meil tekivad või valede kujutluste kaudu. Jumal andis meile kujutlusvõime, aga me peaksime kasutama seda õigesti, mitte kujutlema hävingut, halba, negatiivset, vaid kujutlema, et me oleme terved, kujutlema, et me oleme terviklikud, kujutlema, et me oleme rahus, rõõmsad. See on see, milleks Jumal meile kujutlusvõime andis, mitte halva kujutlemiseks. Millised kujutlused tuleb maha lõhkuda? Need, mis seavad ennast Jumala tundmise vastu, aga need, mis on kooskõlas Jumala sõnaga, neid kurat ei saa kasutada, need ei ole kindlused, need, mis on kooskõlas, need mõtted ja kujutlused, mis on kooskõlas Jumala sõnaga, need ei ole kindlused, mida kurat kasutab meie vastu. Eks ju, me võtame maha, eemaldame enda elust need, mis on Jumala tundmise vastu. Kõik Jumala sõna vastu. See tuleb eemale visata või eemaldada, mis on Jumala tundmise vastu või tema sõna vastu, need mõtted. Siin ta ütleb ka 5. salmis ja võtame vangi iga mõtte. Me võtame vangi iga mõtte. Mis on vangistus? Vangistus on teisi sõnu vabaduse kaotus. Ehk ma ei lase igal mõttel enda pähe vabalt ring liikuma, vaid ma võtan ta vangi, vangistusse. Ma piiran selle mõtte vabadust, mis tahab minu pähe tulla. Ma teen kindlaks kõigepealt, kus see mõte pärineb. Mõni mõte on Jumalast, kui see on kooskõlas Jumalaga, ma testin seda kuidas? Ma testin seda Jumala sõna valguses. Kui mõte on kooskõlas Jumala sõnaga, siis ma võtan selle vastu. See on okei. Aga kui see läheb vastuollu Jumala sõnaga, ma ei tea, kust mõte pärineb. Ma täpselt ei tea, siis ma võtan ta vangi.
ma testin seda, kui ta läheb vastuollu Jumala sõnaga, siis ma pean ta minema heitma. Kui see ei tekita rahu minus, ükskõik mis mõte mulle pähe tuleb, see tekitab natukene ärritust, see tekitab rahutust, see röövib minu rõõmu, see teeb mind tusaseks, see paneb mind solvuma. Need mõtted tuleb eemale heita. Iga mõte ütleb, võta vangi iga mõte. Võta vangi iga mõte selleks, et see läbi testida. Kust ta pärineb? Ära lase vabalt ringi minna. Mina kogesin seda päriselt omal nahal. Sa võtad pisikese mõtte ja see teeb nii suure kahju. Ta on suuteline tegema suurt kahju, kui ma sisse lasen. Tuleb vangi võtta ka kõik need mõtted, kus me kujutleme halvimat. Äkki juhtub see, aga mis siis, kui juhtub too? Aga mis siis saab? See on mure. Halvima ette kujutamine on mure, sest halvimat ei ole veel juhtunud. Me kujutleme ette seda alles. Ja need tuleb vangi võtta ja need tuleb eemale visata endast. Need ei tohi vastu võtta. Ja ta ütleb ka siin, et võitluse relvad on vägevad Jumala ees kindluste maha lammutamiseks või maha lõhkumiseks eesti keeles ütles maha lõhkumiseks, inglise keeles maha lammutamiseks. Ja lõhkuma ja lammutama on midagi agressiivset. Nad ei ole sellised, et kui mulle pähe tuleb see halb mõte või negatiivne mõte, et siis ma ütlen leebelt, ei, nunnuken, ära tule mulle pähe. ole pai, mine ära mõte, ole pai. Ära tule, ära praegu tule. Ütleb, tegelikult see on agressiivne. Peab olema julged sellega. Et kui me oleme pealiskaudsed või heitlikud ka selle mõttega tegelemisel või siis juhuslikud, siis need saavad palju vaeva meile teha, need mõtted. Kui me ei kohtle neid nende vääriliselt. Ehk siis selles mõttes nagu agressiivselt, nagu me lammutame, me viskame minema, me lõhume nad ära, me heidame minema niimoodi, et nad enam tagasi tuleks. Sellisel moel, see on samamoodi kui võib-olla enam mitte, ma ei käitu niimoodi, aga kui mu keha peal kuskil oli lapsena või noorena mingi putukas, eks ju, hämblik. Ma ei pelga neid, aga nad on lihtsalt ebameeldivad mulle. Ja kui ma avastasin kedagi, siis see käsi käis niimoodi ja siis see lendas niimoodi. Et samamoodi me viskame need mõtted oma peast ära niimoodi eemale, et mitte niimoodi tötsti maha, vaid viskame eemale. Et nad ei saaks tagasi tulla kohe. Et ma olen valmis, ma olen lõpetanud kõik see mõte, kõik, mine. Et nagu resoluutselt. Kurat on siin maailmas, aga tal ei ole voli meie elude üle, kui me ei luba teda. Aga, ja see on üks asi, et me ei peaks laskma tegelikult ennast häirida sellest, et ta on siin. Lihtsalt pelgalt sellepärast, et ta on siin. Jah, ta võib soovitada meile mõtteid ja ta võib panna meid nii-öelda kuulma. Mis ma sellega mõtlen samamoodi. Ma ei mõtle füüsiliselt kuulma hetkel, aga kuulda erinevaid helisid. Näiteks kui kehas on sümptom, see on ka, et mida ma kuulen, kas ma kuulen Jumala sõna, mis ütleb, et tema haavade ja vermete tõttu ma olen terve, või ma kuulen seda, et kurat sosistab, et kuule, see haigus tuleb, on ju, mida ma kuulen. Et seda heli. Või siis see, et Jumal ütleb, et ma olen jõukas, või siis on arved nagu hiigla suured ja niisugune tunne, et huvitav, kuidas need makstud saavad, mida ma kuulan. Need on helid meie elus. Ja me ei peaks saama heidutatud sellest, mida kurat meile soovitab, sest tal ei ole voli ega meelevalda meie elude üle. Ta ainult ähvardab. Ja ta võib seda valjult teha, võib, aga ärme lase ennast heidutada sellest, mida tema ütleb. Siin juba alguses räägiti Taavetist, ma korraks lähen tagasi Taaveti loo juurde. Kes oli Taavet, kui ta oli noor, ta oli ju karjase poiss ja karjatas isale hambaid. Ja siis ta võiti kuningaks, aga tema nii-öelda teist periood kestis. Ta ei hakanud valitsema kohe. Ja siis ühel päeval isa ta palus minna vendadele toitu viima ja sõja uudiseid tooma, sest vennad olid tal sõjas. Ja keda tema näeb seal? Noore poisina, tuli 16-18 umbes selles vanuses väidetavalt.
tema nägi siis Iisraeli armeed, mida ta tegi, mida see armee tegi, ta oli hirmul. Millegipärast oli hirmul. Ta varjus, sellepärast, et nad kuulsid midagi. Nad kuulsid kellegi häält, Koljati häält. Koljat oli hiiglane. Nad olid heidutatud sellest, kui suur ta oli. Nad olid heidutatud sellest, mida ta rääkis. Mida nad kuulsid, mida nad nägid. Armee oli heidutatud sellest. Mida Taavet vastas? Ma lähen võitlen sellega. Kes on see ümberlõikamata vilist, kes tuleb teotama elava Jumala väehulki? Kes see on? Kust tal see julgus tuli? Ta oli kokku puutunud karjase poisina erinevate häältega. Mis need hääled olid tema elus? Ta oli võidelnud, tal olid vastuseisud olnud. Tal oli lõvi ja karu, eks ju. Et see oli see, kuidas tema oli kaitsnud oma isa lambakarja. Tõenäoliselt lõvi ja karu ei tulnud täiesti hääletult ega tahtnud murda lambaid. Nad tulevad teatud maani hääletult, aga nad teevad häält, kas või see tulemise hääl on. Taavet oli harjunud, ta oli õppinud kasutama oma varustust selleks, et toime tulla vastuseisu ja raskustega. Need olid tema igapäeva olukorrad selle karjase poisina. Ja ta oli õppinud nende häältega toime tulema, mitte neile üleliigselt keskenduma, vaid kasutama seda varustust, mis temal oli. Ja nüüd see Koljat oli tema jaoks üks järjekordne hääl, üks järjekordne heli, mille peale tema ütles, mul on ükskõik, mis häält sa teed, mul on leping. See on see, kuidas meie vastuseisule vastame. Kui meile tuleb vastuseis, siis mul on ükskõik, vaenlane, mis häält sa teed. Mul on leping Jumalaga. Mul on meelevald selle hääle üle, nii, et ükski hääl ei saa mulle kahju teha. Mitte ükski vaenlase tekitatud heli ei saa mulle kahju teha, ükskõik, mida ta üritab mulle ütelda. Ükskõik, mida ta üritab ähvardada või valetada. Me ei saa peatada seda, et vaenlane tuleb rääkima, aga meie teha on see, kas me jääme teda uskuma. Kas me jääme teda tegelikult kuulama, uskuma, kas me võtame selle hääle endale vastu või mitte, või me seisame ja ütleme, et ei, see ei kehti minu kohta, sest minul on leping Jumalaga. Nendes olukordades on oluline õppida säilitama rahu, mitte ära põgenema, nii nagu Taavet säilitas rahu. Ta ei põgenenud, kui ta karu häält kuulis, see oli tema otsus. Kas ma jooksen või ei jookse? Ta ei jooksnud. Ja see oligi see, kuidas tema õppis nende olukordadega hakkama saama ja see oli see viis, kuidas ta sai minna nüüd Koljati vastu, mis oli suurem hääl. Ta oli enne igapäevaselt õppinud toime tulema nende olukordadega, millega ta silmitsi pidi seisma. Ehk ta oskas vastata õigesti nendele väljakutsetele, mis tema elus olid, ta oli harjutanud seda. Harjutanud vastu seisma oma igapäeva elu väljakutsetele ja testidele. Ja siis ta sai kasutada seda sama oskust suurema väljakutse peal. Ja see on see, kuidas meie peaksime oma igapäeva elu olukordi ära kasutama. Seisma vastu neile, harjutama, sest kui tuleb mingi suur lõukoer, kellel on hambad ja tahab meid pureda, siis me oskame juba kasutada oma meelevalda, oskame seista Jumala sõna peal. Nägin seda, et see ei ole niimoodi, et kui see ei ole nagu veel päriselt nii tugevalt juurdunud, siis kurat kasutab neid nõrkuse hetki ära. Ta vaatab, et sa oled haavatav, sa oled praegu haavatav, ma tulen ja vaatan, kas ma saan jagusust. Aga me peame saama nii kindlaks, et ükskõik, mis on olukord, sest kuratil tegelikult ei ole voli meie üle. Et ühelgi vastuseisul ei ole voli meie üle, meid neelata, meil on meelevald astuda üle nendest. Ja me peame lihtsalt õppima kasutama neid, seda meelevalda ja Jumala sõna ja harjutama väikeste olukordade peal, igapäevaste olukordade peal. Ja mina kogesin tõesti, tulebki selline
nagu surve võib tulla selle meie keha või meele vastu, võib tulla surve koos selle vastuseisuga, aga see ei peaks meid heidutama, samamoodi see ei peaks meid heidutama, sest meil on meelevald ka selle surve üle. Ka siis kehtib meil meelevald, isegi kui mul on tunne, et ma olen väike nagu köömes, ma ei tea, mis asi, köömine poeg. Tegelikult ma ei ole. Mul on meelevald, sest Kristus on andnud mulle meelevalla ja ma pean selle lihtsalt õppima sellest kinni hoidma. Ja samamoodi seda mõtete vangi võtmist on vaja õppida iga päev. Kui tuleb mõte, mis tundub, et see kisub mind välja rahust, see kisub mind sinna suunda, kus nagu tekiks võib-olla pahandumine või solvumine, siis stopp. Ma ei võta seda mõtet vastu. Eos, ma ei võta seda vastu. Isegi kui tunne, et mul on õigus seda mõelda. Ma ei võta seda vastu, sest see viib hukatusse. Et see ongi, miks on vaja need valed mõtted ja need kujutlused ära heita, on see, et kurat tahab meid eemale viia meid usu tasandist, hinge tasandile, ehk me hakkaksime arutlema oma peas, kas on nii, kas on naa, mis on nii, mis on naa. Kui me hakkame keerutama peas neid mõtteid, siis me ei ole enam vaimu tasandil, usu tasandil. Me ei ole usus siis. Me peame tagasi minema, me ei tohi jääda sinna hinge tasandile, kui me oleme sinna kogemata, nagu meid on ära tiritud. Ja väikest või nende valede mõtetega, nendega ei tohi lausa mängida. Neid ei tohi isegi puudutada mitte. See on sama asi, kui väike laps on köögis, et katsetavad veel seda, mis on ohtlik ja mis on ohutu. Ja kui ta tahaks kuuma pliidirauda katsuda, siis ema ütleb ära tee seda, sa saad haiget. Ja kui laps ikka teeb, ta võib isegi korraks panna käe, kisa on palju siis, sest ta kõrvetab oma näpud ära. Sama on valede mõtetega. Me ei tohiks neid isegi puutuda mitte. Me peaksime need eemale viskama kohe, kui me tunneme, et meile üks mõte tuleb, me võtame vangi, kui see ei ole Jumalat, viska minema. Sest muidu võib tulla palju paha sellest. Ja iga mõte tuleb vangi võtta. Näiteks mõnikord võib tulla, see on seesama teema, ükskord ma puudutasin seda tervise või hirmu teema. Kui tekib selline rünnak, et mul on nagu midagi viga, äkki mul on midagi viga, mul on tervisel midagi viga, mul on kehal midagi viga, sümptomid ei ole, valu ei ole, siis mis võib tulla see, et kui mõte tekib, et mul on äkki mingi haigus, siis hakatakse võtma tervenduskirja kohti. Aga millele tegelikult tuleb vastu seista? Hirmule. Sest hirm on see, mis tuleb soovitama meile. Ühte, teist või kolmandat. Hirm on see, mis pakub meile igasugust vaeva, olgu see teemaks, perekond, laps, tervis, töö, mis iganes teema on. Hirmuga. Hirm on see, mis soovitab. Järelikult tuleb vastu seista hirmu vaimule, sest meil on meelevald hirmu vaimu üle. Täielik meelevald. Ma tahan rääkida, see on siis Nancy Dufresne'i enda lugu, kus see illustreerib seda mõneti seda osa, mida ma rääkisin, seda kogemust endast, mitte küll minu oma ei olnud võib-olla nii ilmekas, aga tema räägib selle loo, kui tema oli noor alles 20-ndates ja ta oli beebikristlane alles ja neid meeleuuendamise teemat ta ei teadnud veel. Ja ta abikaasaga hakkas reisima siis välismaale ja oli üks pühapäeva hommikus, ta pidi jutlustama. Aga ta ütles, et selle reisimisega seoses just nimelt tekkisid tal sellised nagu kuradirünnak, et tal on midagi viga. Ta ütles, et tal ei olnud nagu midagi viga, aga see oli mõtterünnak. See oli tugev mõtterünnak. Ja ta ütles, et sel hommikul ta ei tahtnud olla. See oli viimane koht, kus ta olla tahtis, oli seal jutlustamas. Ja see oli suur auditoorium, umbes ta ütles, et 1200 inimest. Ja ta oli juba seal platvormi peal ja mõistus oli ja meeled olid tal hästi nagu vaevatud ja ta ei osanud sellega midagi peale hakata ja ta oli noor alles, ta oli paar aastat, ta ütles, et ta oli abielus olnud paar aastat, et selles mõttes 20-ndates, et ta oli hästi teenistuse alguses. Ja siis ta nägi ülistuse ajal Jeesust tulemas vahekäikupidi enda poole ja ta mõtles, et ometi
nüüd kurat sa saad, ta tuleb, tegeleb sinuga, sa oled mind vaevanud, sa oled tümitanud mind, nüüd sa saad alles. Kui Jeesus temani jõudis, siis tema hämminguks Jeesus noomis teda. Ta ei öelnud kuradile mitte midagi, ta noomis mind. Kus on su usk? Ta ütles, et sel hetkel ta tegelikult ei mõistnud seda veel, alles paari aasta pärast sai päriselt aru, mida Jeesus sellega mõtles. Kus on su usk? See oli sama, mis oli juhtunud Peetruse ja nende jüngritega seal paadis. Nad läksid paati uskudes, et nad jõuavad teisele poole. Ja siis, kui nad nägid tormi, siis nad keskendusid sellele, mida nad nägid, mida nad tundsid, mida nad kuulsid. Ehk nad keset tormi muutsid oma usku. Ja hakkasid uskuma, et nad hävivad. Peetrus ju küsis, Jeesus, kas sa ei hooli, et me hukkume? See oli sama asi, ta oleks pidanud seisma vastu nendele sümptomitele, ütlema, ma olen võitja Kristuses. See, et kui sa usud enne vastuseisu, et sa oled terve, siis tuleb vastuseis ja sümptom, sa usud ikka, et sa oled terve, sa ei muuda sümptomite pärast oma uskumist. See oli see õppetund. Ja Jeesus ütles, et see, et ma siin olen olnud, siis selleks märgiks kutsu kõik, kes tahavad tervenemist saada ja ma tervendan nad. Ja siis Nancy ütles, aga mina, ütles, et see oli see uuendamata meel, aga mina ei ole, mina ei teinud seda, kurat ju tuli ja ründas mind. Mina olen ohver siin, ütles, et see on see uuendamata meele mõtteviis. Me oleme võitjad Kristuses, me ei ole ohvrid. Ja Jeesus ootab, et me kasutaksime oma meelevalla positsiooni rünnakutega silmitsi olles. Sest ta nägi ka seda, et see ei ole isegi tunde küsimus või mõtte küsimus, see oli usu küsimus. Antud olukorras ta muutis oma uskumist. Tegelikult oli see korrigeerimine minule, et kui mina usun, et Jumal on mu tervendaja või ma usun, et Jumal on mulle hea une andja, siis ma usun seda ka siis, kui tuleb vastuseis. Ma käitun nii, mitte ei hakka vastupidi käituma, mitte ei hakka torisema ega ei muutu pahuraks. Tegelikult see oli usu küsimus. Kas ta säilitab oma selle usu, mis tal enne vastuseisu oli? Tegelikult ei muutunud mitte midagi, ka siis, kui jüngrid läksid ju üle selle teisele poole järve, teisele kaldale, siis Jeesus oli öelnud oma sõna ja tema magas. Temas oli rahu, sest et see väline olukord, mis seal mässas, ei pidanudki mõjutama, sest ta oli öelnud sõna. Ja see tähendas kõik. Ta oli öelnud oma sõna ja sõna kannab. Sõna on kui ankur, mis ankurdab meid. See hoiab meid stabiilsena. See hoiab meid paigal. Üks hea selline, ma ei taha öelda mõte siis, aga ma ütlen siis tõde, et kui me oleme vaevatud ükskõik mil määral, tähendab seda, et me usume valet asja mingil määral. Vale asja uskumine mingil määral põhjustab seda, et me oleme vaevatud või koormatud. Sest kui me usume Jumala täit tõde, Jumala sõna, siis see toob rahu ja rõõmu meile. Ja mis ongi rahu? Rahu on see, et ma usun Jumala sõna rohkem kui seda, mida ma tunnen, seda, mida ma kuulen või näen. See on rahu, mitte vastuseisu puudumine. Või see, et vastuseis ära kaoks, vaid see, et ma suudan uskuda ja ma usun Jumala sõna rohkem. See kõnetab mind rohkem nendes olukordades, kui mis iganes vastuseisu hääl või see, mida ma kogen või tunnen. Kurat võib tekitada siin sellist olukorda ja panna meid nägema teatud asju või kuulma teatud asju. Aga see, et me
kuuleme midagi, ei tähenda, et me peame seda kuulama. Või see, et kui me näeme midagi, me ei tähenda, et me peame seda ju vaatama. Ja kus meie pilk peaks olema? Jumala sõnal. Peaks olema meie pilk. Mitte sellel, mis vastuseis mulle toob. See oli jälle minu õppetund. Ära keera oma fookust vastuseisule, vaid Jumala sõnale. Vasta Jumala sõnaga sellele vastuseisule ja jäta see selja taha. Kui peas on muremõtted või vaevavad mõtted, siis me ei peaks, kui me seisame neile vastu, siis ma hakkan kontrollima, kas see mõte on alles või mitte. Ma ei lähe sinna. Ma keeran selja sellele. Ma jätan selle selja taha. Ma ei pööra oma fookust sellele vaevavale mõttele. Sest tegelikult see sama näide ma kunagi tõin on see, et kui me kasutame oma meelevalda vastuseisu üle või vaevava mõtte üle, siis kurat on justkui see kellamees seal, eks ju, helistab kella. Kui ma kasutan meelevalda, siis ta ei saa jääda selle kellanööri külge, vaid ta peab põgenema, sest Jumala sõna ütleb seda, et ta põgeneb meie juurest. Aga ta ei põgene tihti vaikuses, vaid ta jookseb ja suu jahvatab valet veel. Ja see on see, mida me kuuleme. Mõnikord me kasutame meelevalda ja just kui see häiriv mõte veel on, just kui see sümptom veel on, aga see on ainult see kella järelkaja. See iseloomustab ainult seda hetke, et ta oli siin. Aga nüüd on ta läinud ja see kõik vaibub. See kellakaja tegelikult vaibub. Ja kuidas on kõige parem keerata oma selga nendele halbadele mõtetele, kui me oleme vastu seisnud nendele Jumala sõnaga, siis on see, et me täname Jumalat, kiidame teda võidu eest, vastuse eest ja kiidame nii kaua, kuni võitmine tuleb. Võitmine purustab kõik ikked, vabastab meid. Ja vastu peaksime seisma igale mõttele, mitte ootama mingit suurt mõtet. Mõnikord jäädakse ootama, et see on väike mure, see on väike hirm, ma ei tegele sellega. Lastakse olla. Ma tean oma elus seda. Lasen olla mõnikord. See on pisikene. Ei, ma õpin vastu seisma ka pisikesele asjale, et ma oskaks vastu seista suurele asjale. Meie ellu võivad tulla katsumused ja testid. Nii nagu Jeesus oli kõrbes. Tema andis meile selle eeskuju, kuidas siis nende katsumustega hakkama saada. Jumal ei anna meile neid katsumisi, need tulevad vaenlase poolt. Aga kuidas Jeesus vastas neile? Ta vastas Jumala sõnaga, aga mis oli huvitav, oli see, et kui ta ütles, vaenlane ei läinud kohe. Ta vastas õigesti, ta tegi õiget asja, aga see vastuseis ei läinud kohe minema. Ta tuli uuesti. Jeesus vastas uuesti õigesti. Ta ikka ei läinud minema. Ta tuli uuesti tagasi oma katsumusega. Jeesus vastas uuesti õigesti. Jeesus ei heitunud selle aja jooksul. Ta vastas kuni lõpuni õigesti. Ja rohkem ei räägita 40 perioodist Piiblis. Sellest kiusamis- või katsumuse perioodist. Et ta andis selle, et mis võib olla see üks vale mõtlemine on see, et kui ma vastan õigesti, siis see test või katsumus peaks kohe ära minema. See on vale mõtlemine. Me näeme, et Jeesusel ka ei läinud ta kohe ära. Tegi õiget asja. Ta püsis selles, et ta vastas Jumala sõnaga õigesti. Aga talle tuli see mingi seeriana, see katsumus. Nii et see ei tähenda, et usk ei tööta, Jumala sõna ei tööta või meelevald ei tööta, kuigi ma tean, et kurat seda üritab ütelda. Nendel hetkedel ta üritab ütelda, sinu meelevald ei tööta, vaata, Jumala sõna ei tööta, aga see töötab. Ja sellel tuleb seista ja hoida kinni, sest ta tuleb valetama. Et ära võtta meilt meie võitu, see on see, mida tema tahab. Tahab selgeks teha, et ei tööta meelevald, ei tööta sõna, aga need töötavad ja me peame kinni hoidma. Ka nendel hetkedel, kui on raske aeg, just kui on pime tund justkui, aga Jumal on meiega alati ja ta on andnud meile juba, on andnud meile võidu.
Nii, vaatame ühte head lugu. Siin see räägib niimoodi, Matteuse 7:24-25 on hetkel siin salmid. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, et nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja ja see varises ja selle kokku varisemine oli ränk. Maja kui inimese elu, siin on kaks inimest, on tark ja rumal inimene. Millest erinevus tuli nende kahe vahel? Tuli sellest, mida keegi sõnaga tegi, kuidas ta kuulas. Kaks inimest võivad ühte asja kuulata erinevalt, käituda selle sõnaga erinevalt ja see tõi väga drastilise erinevuse nende kahe inimese vahele. Mõlemad inimesed ehitasid. Nad ehitasid millelegi, eks? Nad mõlemad jätkasid oma elu elamist. Üks ehitas siis millelegi, mis jäi püsima ja teine ehitas millelegi, mis ei jäänud püsima. Kust me teame, et me oleme maja ehitanud kaljule? Mille järgi me teame? Teine kuulis ka sõna. Just. Kui me kuuleme sõna ja teeme selle järgi, siis ehitame me oma maja millelegi, mis püsib. Kui me ehitame, me kuuleme sõna, me ka ehitame, aga kui me ei pane praktikasse seda sõna, siis me rajame oma maja millelegi, mis ei püsi, kui tulevad katsumused, sest katsumused, mis oli ka huvitav, tulid ju mõlemale majale ja see on ka üks vale mõtlemine, kui me arvame, et me oleme usus ja me oleme rajanud oma maja kaljule, meile need tormid ei tule. See on vale mõtlemine. Tulid. Mis on see suur ränk häving? Ta ütles, et see kokkuvarisemine oli ränk. See tähendab, et see mõjutas kõik eluvaldkondi. Mõjutas tervet elu. Nii, vaatame, mis siis tulid. Siin on tormi, ma toon siis niimoodi ära, tormi 4 faasi. Esimene on see, kui vihma kallab, vihmasadu. Ehk siis tegelikult maja või me elu tunneb tormi, vihma kallab, aga see võib tähendada, et mitte kõik eluvaldkonnad ei saa mõjutatud. Oleneb ka saju tugevusest, aga see on nagu tormi esimene tunnus, on katsumuse esimene tunnus, on vihmasadu. Teine faas on see, et tuli ujutus. See, mis jäi vihmasajust puutumata, saab nüüd mõjutatud. Mis veel ujutusega juhtub? Ujutusega on see huvitav asi, et kõik, mis on lahti, hakkab liikuma. Mis me elus ei ole ankurdatud, hakkab liikuma. Ja ka majad, need osad, siis, mis enne olid kuivad, võivad saada märjaks. Sest tuli veevool, tuli ujutus. Need on katsumuste 4 taset. Tuul on siis 3. Tuult me ei näe, aga me võime seda kogeda enda elus. Tuult me näeme ainult nende asjade järgi, mis liiguvad tuules. Kui me elus hakkab midagi liikuma, tunneme survet, tuul puhub. Tuult võib ka kuulda, eks ju, päris tuult me ei näe. Aga mis on nendes katsumustes, on hea see, et meie võime olla rõõmsad,
Aga miks me võime olla tormis rõõmsad? Miks me oleme rõõmsad ja rahul? Ja kui me oleme ehitanud sõna ja oleme sõnategijad, siis jah, absoluutselt. Aga me oleme rohkem kui võitjad Kristuses. Me teame tulemust. Järelikult me võime tegelikult, võib-olla paha on öelda, et me naudin seda tormi, aga tegelikult selles olukorras me võime olla rahul ja rõõmsad, sest me teame, mis on tulemus. Sõna on see, mis meid ankurdab ja usk kirjutab ju selle finiši või lõpu meie loole. Usuga me hoiame kinni sellest, mis meile kuulub Kristuses. 4. faas oli peksmine, ehk see tuul, kõik peksis vastu maja seina. Mõlemad majad tundsid seda, see on siis nagu see viimane faas on siis nagu kõige hullem. Et ta ikka klohmitakse päris korralikult läbi, testitakse. Ja mille järgi me siis otsustame, et kui on need 4 faasi läbi, et maja läbi stormi, me näeme jah, sellest, kas ta on püsti, kas ta seisab veel. Kuidas meie teame, et me oleme võidukalt läbi tulnud ühest testist või katsumusest või tormist? Siis kui me seisame veel, kui me armastame Jumalat, kui Jumala sõna on endiselt meie suus, kui ma endiselt loen tema sõna, toitun tema sõnast, kui ma endiselt tunnistan seda, kui ma endiselt olen temaga osaduses, siis ma seisan ju. Siis oli, mis oli, aga ma tulin sellest läbi. Ja minu lõpptulemuseks on kirjutatud võit. Kui ma hoian usus kinni sellest, kui ma hoian usus kinni, vaenlane tahab mult ära võtta seda usku, see ongi see, miks ta jamab minu mõttemaailmaga või meie kõikide mõttemaailmaga. Miks ta jamab, miks ta näeb nii palju vaeva, et tuua neid mõtteid, on see, et me heituksime, kui tuleb see vastuseis. Et me annaksime alla, et me ei hoiaks kinni sellest usust, mis on meie vaimus. Me laseks lahti, siis ta saab klohmida meid, kui me lähme selle hinge tasandile. Elu ei ole, üks hea lause, elu ei ole ootamine, et torm mööduks. See on vihma käes tantsima õppimine. Ja iga mõte, mis on meile kui rünnak, mis on see, mis meid maha kisub, mis süüdistab, mis mõistab meid hukka, mis paneb meid häbi tundma, see ei ole Jumalast. Mõndades olukordades võib tekkida tunne, et Jumal justkui tegeleks minuga sellel tasandil, ta ei tegele. Olen kogenud seda ja siis just oli see minu praktika, see oli minu praktiline pool. Siis ma võtan sõna ja loen, need on need mõtted, mis ma nüüd pean ära viskama peast, sest selline tunne, et kui need praegu tulevad, ma tunnengi süüdi, mul on häbi. Aga ma ei saa neid vastu võtta, sest kurat on see, kes tahab mind tümitada nendega, mitte Jumal. Jumal ei tegele meiega mingi süütunde või hukkamõistu baasil või meie möödunud eksimuste varal, mille varal Jumal meiega tegeleb. Oma sõna varal. See on see, mida tema kasutab, oma sõna. Seega meil on vaja kindlaks teha, kust meie mõtted ja kogemused pärinevad. Iga mõte ei tule Jumalalt. Iga üleloomulik kogemus ei tule Jumalalt. Kurat on ka vaimses sfääris tegutsev olend, kes on suuteline panema meid kuulma mingeid asju või nägema, korraldama olukordi niimoodi. Ja mõnikord võib tekkida tunne, et Jumal. Aga iga üleloomulik asi ei ole Jumalast, mis tähendab, et kui oluline on see, et me tunneme Jumala loomust, me tunneme Jumala sõna. Me suudame eristada, et me ei võtaks vastu valesid mõtteid õige pähe.
kurat tuleb see hävitama, tapma ja hukkama, kahtlusi külvama, segadust tekitama, inimesi vastuollu viima. Jumal ei tee seda. Kui tulemus on selline, siis see ei ole ju Jumalast. Kui lõpuks on sinu see segadus suurem kui rahu, siis Jumal ei ole selle taga. Jumal toob rahu, ükskõik, millega ta tegeleb, isegi kui ta noomib sind, isegi kui ta manitseb ja korrigeerib, ta teeb seda läbi armastuse ja läbi rahu. Sellega, et sa ütled, jah, isa, ma saan aru, ma parandan meelt. Sest see, kui tema noomib, selles on lahendus ja vastus. Alati. Selles on ka ülesehitus. Alati, sest armastus ehitab üles. Armastus ei kisu maha. Jumal ei kisu maha. Kui Jumal tahab sinuga tegeleda mingil ebaharilikul viisil, harilik viis on tema sõna, siis see kannab alati tunnistust sinu sees. Kui tunnistus sinu vaimus ei ole, siis tuleb see ära heita, kõrvale heita. Sama on ükskõik mingi kogemusega või mõttega, see tuleb meil läbi katsuda, kas minu vaimus on tunnistus selle kohta või ei ole. Unenägudega on samamoodi, kui mõeldakse, et ma sain Jumalalt unenäo, aga ma ei tea, mis see tähendab, siis see ei olnud Jumalalt. Kui sa näed midagi unes ja sa koged vastikkustunnet, hirmutunnet, see ei olnud Jumalalt. Isegi kui Jumal näitab väga tõsist midagi unes, sellega ei käi kaasas kunagi hirm, rahu. Ja ärgates on see, et sa koged Jumala ligiolu. Jumal on olnud. Need on need kriteeriumid, kui nendega mingi paika ei pea, siis ei tasu seda enda pähe võtta. Ega sellele keskenduda. Sest kui me vahet ei tee nendel asjadel, siis on tõesti oht, et kurat tuleb ja petab meid salakavalalt. Tal ei ole voli seda teha, kui me ei anna, aga meie peame saama targaks Jumala sõnas. Meil peab olema teadmine Jumala sõnast, et me teeksime vahet õigel mõttel ja valel mõttel. Kui see vale mõte on maskeeritud kuskile, justkui maskeeritud. Ta ei tule niimoodi, et tere, ma olen su vaenlane, ma tahan sulle tuua praegult ühe vale mõtte. Kas sa võtad vastu? Ei võta. Tuleb salakavalalt. Tihtipeale, aga meil on antud meelevald kõige selle üle. Jumala sõna on võimsam kui mis iganes vastuseis ja Jumal tahab meid taastada, seda kogesin mina. Kui kiiresti ta taastas meid täiesti üleloomulikult. See oli täiesti imeline. Ja see annab lootust, et kui ma olen mingil hetkel võtnud selle vale mõtte vastu, siis ma saan öelda, jah, isa, ma tegin valesti, anna mulle andeks. Ma parandan meelt ja ta taastab, sest ta tahab taastada. Ta tahab üles ehitada uuesti meid, et me jätkaksime oma võidujooksu, et me ei annaks alla, et me ei alistuks kuradi nendele tobedatele valedele, millega ta tahab meid ära petta. Nii et õpime võtma vastu või õpime võtma vangi kõik mõtted. See on enesedistsiplineerimine, et me võtame vangi kõik mõtted ja laseme endasse ainult need, mis on Jumalalt, kooskõlas tema sõnaga ja mis on kooskõlas tema sõna valgusega ja heidame kõrvale need, mis ei ole seda. Isegi siis, kui on meil vastuseis, isegi siis, kui on tunne, et ma ei taha praegult. Aga see on see hetk, see on eriti see kriitiline hetk, kus ma väljendan siis, et jah, Jumal, ma usun sinu sõna. Ma usun, et sinu sõna on tõesem kui see, mida ma praegu kogen, mida ma praegu näen või kuulen. Sinu sõna on tõesem ja ta on ülim tõde. Amen.